Kuulge, te olete vist enam-vähem kõik koos, jah? Väga hea. Kuulge, lähme edasi. Natuke aega saan mina tasa olla, et hea kolleeg Olavi võtab korraks üle. Vaatame täpsemalt sisse majanduslikele aspektidele, aga mul on üks korralduslik küsimus või ettepanek ka, et 45 minuti pärast peaks meil olema lõuna, ehk siis 12.30, jah, just. Aga kui me seda aega kavandame, siis Olavi sellist sisuosa on suurusjärgus 40 minutit ja sellist arutelu poolt on ka siuke 30 minutit. Et mis oleks, kui me lükkame selle lõuna kuni pool tundi edasi, lõpetame selle majandusmõjude ploki ära, siis teeme lõuna pool tundi ja jõuame päeva lõppu hoopistükkis kuskil 16-15 paiku. Sobib see kõigile? Et mõni tahab võib-olla lõunal äkki jalutamas käia või midagi. Et kui sobib, siis teeme äkki niimoodi, sest süüa saab siin samas kõrval ja küsisin, et mitte midagi ei juhtu selle toiduga, kui me natukene sinna sisse sõidame, sest on soojas kohas, ei pea külma toitu sööma. Kuulge, aga siis lõpetame, siis teeme selle majandusmõjude ploki teeme tervikuna. Sobib sulle? Mulle sobib. Väga hea, aga siis mina jään vait nüüd natukeseks ajaks. Nii, üks kõlab ja see töötab. Kõigepealt tuleb tehnika korda seada. Tervist, mina olen siis Olavi Grünwald ja peaksin rääkima teile majandusmõjude hindamisest, siis planeerimisprotsessiga seoses. Et majandusmõjud on kindlasti üks olulisemaid ja huvitavamaid mõjude liike, tegelikult nii nagu kõik need teistki mõjuvaldkonnad. Ja selleks on siis ka omad lähenemised ja metoodikad. Ja siis tänase sellise esitluse eesmärk on mitte siis teha teid nüüd kohe niimoodi professionaalseteks mõjuhindajateks, vaid anda nagu ülevaade, mida see endast kujutab. Ja et te oleksite siis võimalikult teadlikud tellijad, kui selline vajadus teil tekib. Ja alustame siis nagu tavapäraselt alustatakse eesmärkidest, et mis on siis majandusmõjude hindamise eesmärgid. Ja esimene ilmselt kõige tähtsam on siis ikkagi mõju, milline mõju on, see majanduslik mõju on siis piirkonnale või kogukonnale antud siis mingisugusel tegevusel, kas planeeringul või mõnel projektil. Kas ta siis loob mingisuguseid positiivseid impulsse sissetulekute, töökohtade, omavalitsuse tulude kaudu või siis vastupidi pärsib mingisuguseid võimalusi. Teisena tooks välja siis tasuvuse küsimuse, et kas siis tehtav kulutus, kui see on seotud siis omavalitsuse või avaliku sektori mõne teise üksuse investeeringuga, et kas siis see tulu-kulu mõttes on tasuv tegevus, et seal siis viiakse võrdlusesse tehtud kulu, tehtud investeering, loodava mingisuguse objekti hoidmise, haldamisega seotud kulud, opereerimiskulud ja siis kasud. Et ühed kasud on siis otsesed, võib-olla rahalised, mida see tegevus, mingisugune näiteks turismiobjekt võib luua ja teiseks on siis kaudsemad või tuletatud tulud, sotsiaalmajanduslikud, mida siis otseselt või rahas ei mõõdeta, aga mida tuleks kindlasti arvesse võtta. Kolmandaks siis selline müügiargument avalikkusele, kogukonnale näidata, et mis mõjuga siis see planeering võiks olla sellisel kujul, nagu ta kavatsetakse ette võtta või see projekt, mida kavatsetakse ellu viia. Et kas see siis loob täiendavat kasu kogukonnale ja millist kasu. Neljas tihtilugu selline võib-olla määrav isegi on selline regulatsiooni või regulatiivne nõue,
Tihtilugu käib see kaasas Euroopa Liidu abirahadega ja nüüd ka siis planeerimisseadusega. Olulised mõjud nüüd laieneb ka keskkonnamõjudest kaugemale ja haarab ka majandusmõjusid. Ja neljas on selline, või 5. E-punkt on siis nagu üldisem piirkonna potentsiaali hindamine läbi siis mõjuhinnangute, et kas kuhu siis piirkond majanduslikult või kuidas ta võiks areneda, isegi kui ta on kahanev piirkond, et mis siis sellisel juhul oleks võimalik teha, et see areng oleks siis vastav sellele võimalusi parimalt või ressursse parimal viisil ära kasutav, et isegi kahaneva, siis näiteks elanikkonnaga omavalitsused valiksid need parimad variandid, mis siis seda kahanemist võib-olla vähendavad või isegi toovad täiendavaid võimalusi juurde. Eesmärgid siis saime nüüd läbi käidud ja teine plokk on siis kahene võimalus, et kuidas sellele siis majandusmõjude hindamisele tasuvusele lähenetakse. Et esimene võimalus on tehakse tasuvusanalüüs ja teine võimalus on mõjuanalüüs. Tasuvusanalüüs peabki näitama siis seda tasuvust, et see oli seal eesmärkide plokis oli siis number 2 teema, mis näitab siis seda, et kas see tehtud kulutus on tasuv, kas tulud ületavad kulusid ja millisel määral. Et võrreldakse erinevaid alternatiive ja võrreldakse ka siis tänase olukorraga, et kuidas ta võrreldes tänase olukorraga see projekt siis muudab majanduslikust vaatest siis kogukonna või omavalitsuse seisu. Et arvestatakse nii otsesed, ma rääkisin otsesed ja kaudsed, tulud siis omavalitsuse eelarvele, tulud elanikkonna sissetulekutele, töökohtade kaudu, tulud läbi ettevõtluse kasumite ja võrreldatakse siis erinevate alternatiividega. Planeerimisseaduse mõistes on nüüd olulisem mõjuanalüüs, mis siis hindabki otseselt mõjusid, mis tekivad läbi näiteks planeerimistegevuse või ka siis mõne ka taristuobjekti rajamise ja seal siis siis leitakse võimalikud majanduslikud mõjud, defineeritakse ja siis võrreldakse, pannakse siis ühte potti või kaussi nad kokku, mõjud, mis on positiivsed, mõjud, mis on negatiivsed ja eesmärk on eelkõige siis võrrelda erinevaid alternatiive, et kui on juba selline vältimatu protsess, teie omavalitsusest rajatakse läbi elektriliin, millises trassikoridoris on ta kõige optimaalsem planeering, te peate neid planeeringuid tegema, et milline alternatiiv võib-olla erinevates valdkonna vaadetes on kõige optimaalsem ja parem, omab kõige rohkem positiivseid mõjusid võrreldes siis teise alternatiiviga. Ja negatiivsetele mõjudele siis planeeritakse siis leevendusmeetmeid, vaadatakse võib-olla ajastust, annab edasi lükata, võib-olla mahtusid muuta, toetusi anda nendele, kes on negatiivselt kõige rohkem mõjutatud, elanikkonnagrupid. Et see on selline tavapärane siis lähenemine negatiivsete mõjude korral. Nii, on võib-olla küsimusi, kas võib-olla liiga kiire või liiga keeruline, et siis oskan võib-olla rohkem lahti seletada, kui te teate midagi küsida. Sa rääkisid sa korra nendest alternatiividest, et äkki sa tood mõne konkreetse näite
et kas nendest mõningatest ühistest asjadest, mis meil parasjagu laual on, et mis on need, et zoomida natukene võib-olla rohkem sisse, et mis on tegelikult need kriteeriumid reaalselt, mida siis arvestatakse ühe või teise asja puhul? No näiteks tasuvusanalüüsis, kui me võtame näiteks valdkond, mida ma võib-olla rohkem tunnen, on mingi teeprojekt, küll ütleme omavalitsuse piires. Ma pole neid isegi analüüsinud, aga suuremaid riiklikke projekte, aga seda samavõrra võib neid ka omavalitsuses analüüsida, seatakse, siis on kindel kulu või investeering, eks. Ja üldjuhul on kriteeriumiks siis, kui nähtuda näiteks Euroopa Liidu nõuetest või Euroopa Liidu rahastuse nõuetest, on kriteeriumiks see, et nii-öelda projekt sotsiaalmajanduslikult peab olema tasuv. Rahaliselt loomulikult teeprojekt, kuna ta otsest rahalist tulu ei loo, ei ole tasuv finantsiliselt. On ta kulu, aga nii-öelda kaudselt ta loob võimalusi, ta vähendab, arvestatakse näiteks ka liikumise nii-öelda kiirust, ajavõitu liikujatel, arvestatakse keskkonnamõjusid, see teeprojekt on näiteks projekt on või konkreetne lahendus on lühem või aitab vältida ummikuid, muudab liikluse sujuvamaks, siis ta vähendab ka heiteid, nii ütleme lokaalseid heiteid kui ka siis kasvuhoonegaaside heiteid ja ka mõju on ta läbi liiklusõnnetuste, kui ta on ohutum, muudab seda vaadet ja samuti ka siis tee kasutajate kulusid, et kui liiklus on sujuvam, kui tee kvaliteet on parem, et siis ta, kulutab vähem sõidukeid, remondikulud vähenevad, kütusekulud vähenevad. Et need kõik erinevad mõjuliigid, neid on võimalik teatud, mingite rahaliste, need on võimalik hinnastada ja mõõta, kvantifitseerida ja siis monetariseerida ehk muuta rahaliseks väärtuseks ja siis seada vastu sellele siis tehtud investeeringule, et kas need loodavad kasud on suuremad kui tehtud investeering või siis kaasnevad täiendavad hoolduskulud. Et selline näide tasuvusanalüüsi kohta. Mõjuanalüüsi kohta meie siin ühine projekt on üks isegi mitu elektriliini rajamine, läheb ka läbi omavalitsuse territooriumi. Majanduslikult tähendab ta maahõive, eelkõige maahõive või maakasutuse muutust. Ta võtab enda alla nii põllumaad, metsamaad, läheb võib-olla lähedalt mööda elanike või elamumaast ja ka võib-olla pärsib äritegevuse laienemist näiteks, et need on kõik majanduslikud aspektid ja neid saab siis samuti arvesse võtta, et kui metsamaal on konkreetselt see trassi liinikoridor, võtab selle metsamaa konkreetsest kasutusest välja, ehk siis vähendab või omab olulist mõju varaväärtusele. Põllumaal on see mõju väiksem, sest elektriliini all on võimalik maa harimisega tegeleda, lihtsalt need masti ümbruse ruutmeetrid siis lähevad kasutusest välja. Aga elamumaa läheduses minev liinikoridor, see omab peamiselt visuaalset häiringut, visuaalset mõju ja omab läbi selle mõju ka elanike varaväärtusele, sest neil võib-olla on keerulisem või võimalik ostja või võimalik müügihind võib langeda ja varaväärtus väheneda ja samuti siis äritegevuse korral, et kui ta läheb selliste turismiobjektide juurest mööda, mis on tulu teenivad, siis ta võib ka samuti visuaalse häiringu tõttu tekitada
tekitada vastumeelsust, nii et turiste või külastajaid väheneb. Et jälle siin on võimalik siis, siin on meil küsimus siis erinevates alternatiivides ja me ei pea konkreetselt nüüd rahasse neid kõiki mõjusid ümber arvestama. See on väga keeruline, aga me saame siis võrrelda, et kas nüüd konkreetse siis maakasutuse mõju läbi on sellel ühel või teisel alternatiivil siis suurem või väiksem mõju, saame leida siis selle optimaalsema trassikoridori, mis läheb konkreetselt läbi siis omavalitsuse territooriumi. Või elektriliiniga võib kaasas käia ka see, et kui ta nüüd ei ole nüüd päris kõrgepingeliin, kuhu on väga raske ja kulukas teha täiendavaid alajaamasid, aga madalamal pingel on võimalik parandada ka piirkonna elektrivarustust. Elektripõhine tootmine võib olla, atraktiivsem. Elektri tootmine siis taastuvenergia mõttes omab paremaid võimalusi, kui seda saab lihtsamini võrku viia, nii et otseselt majandusliku arengu vaates ta võib ka tekitada positiivseid mõjusid. Või siis ka negatiivseid, et pannakse kõik siis kokku ja mõõdetakse nende mõju. Nii, järgmiseks tooks siis välja mõjuanalüüsi protsessi. Et kuidas läheneda mõjuanalüüsile. Et esimene samm on siis konkreetse siis planeeringu või siis projektiga kaasnevate selliste tegevuste kaardistamine, mis võiksid omada majanduslikku mõju. Et planeeringus on nüüd valdkondi hästi palju, et mõju võivad omada eelkõige siis ju sellised planeerimiselemendid, mis muudavad senist olukorda. Siia mõtlen korra kõva häälega vahele, et just nimelt selle samade mõjuvaldkondade kaardistamine minu meelest on üks võtmekohti üleüldse, et kuidas öeldaksegi, et kui on nagu teada, mida tuleb hinnata, küllap see meetod ennast ühel hetkel avaldab või seda osatakse välja tuua või välja töötada. Aga küsimus on selles, et kuidas üldse nagu aru saada, et mis on need valdkonnad, mida tuleks ühe või teise planeeringu puhul üldse nagu arvestada ja mulle tundub, et see on see trikiga koht üleüldse. Et ega see mingisugust otsest võluvitsa selle jaoks ei ole, et siin kindlasti aitab kogemus, aitab teistega konsulteerimine, aga on olemas ka täitsa selline asjakohaste mõjude näidisnimekiri, valdkonniti ära jaotatud. Panime vist sellega sinna töövihiku vahele, et tegelikult näpuga korra järge ajada, kas tegelikult on selle konkreetse planeeringuga seoses selline mõju, kas ta ilmneb või ei ilmne. Et seda võib täitsa proovida kasutada, on üsna süsteemne lähenemine iseenesest. Ja tegelikult on minu meelest aastast 2012 on juba Riigikantselei töötanud välja küll ministeeriumitele seaduseelnõudega mõjude arvestamise metoodika. Justiitsministeeriumi kodulehel on see täna üleval, 2021 seda isegi täiendati ja sealne mõte on see, et ta jagab veel selle etapi mitmeks, et kõigepealt saab vaadata, et kas valdkonnaga on puutumus, kas on jah või ei, siis järgmine level on see, et kas see tegelikult võib olla üldse oluline, ehk siis ka see puutumus on tähtis. Ja välja nopitakse ainult see, et mis on üleüldse nagu tähtis. Et see Riigikantselei juhend nüüd ei ole otse kohaldatav planeeringutele, aga kindlasti ainest annab ta selleks küll, kuidas võiks ühte või teist asja arvestada. Ehk et väga raske on võtta valge paberileht ette, öelda, et meil on siin selline planeering, nii mis valdkondadele see mõju võiks omada.
palju parem on kasutada mingit kontrollnimekirja, käia see tegelikult alguses ükshaaval üle. See on tüütu, see on aeganõudev. Aga niimoodi on vähemalt mingisugune lootus, et lähenemine on oluliselt süsteemsem kui valge paberilehe puhul. Vabandust, kaaperdasin sind natuke. Ei ole midagi. Jah, et esimene samm, siis me kaardistame, teine samm me juba vaatame konkreetselt siis neid tegevusi, mis mõjuvad majanduslikult, et mida nad siis konkreetselt mõjutavad. Eks, et kui me planeerime mingit territooriumi ja omavalitsuse territooriumi, et kas me näiteks välistame seal mingi maavarade kaevandamise, elektrituulikute püstitamise või vastupidi, eks lubame kaevandamist ja tekitame seega naabruses asuvatele elamukinnistutele või ütleme siis elupiirkondadele negatiivset mõju nii võimaliku siis transpordi kui ka siis visuaalse häiringuga, mürahäiringuga. Et nimetame need või konkreetselt siis toome välja, et kuhu, millistele gruppidele, millistele tegevustele nad võivad siis mõju avaldada, positiivsed kui ka negatiivsed. Eks eesmärk on meil lõpuks neid alternatiive leida. Ja nagu Jaan ütles, eks, et oluline on siis tuvastada mõjude olulisus. Et me ei pea hakkama nüüd kõiki võimalikke mõjusid hindama, mida me pikas nimekirjas võib-olla oleme endale kokku lugenud, sest need mõjusid need võivad olla nii kaudsed, nad võivad olla vähe tõenäolised, mis tekivad nende, eks ju, sihtgrupp, mida nad mõjutavad, võib olla üliväike, et me võime selle mõju tekitada, aga meil on väga lihtne näiteks seda mõju kompenseerida või ja ta on suhteliselt odav kompenseerida. Ja see mõju võib küll olla tõenäoline, ta võib olla ka suuremale sihtgrupile mõeldud, aga või suuremat sihtgruppi mõjutav, aga tema selline tugevus, et ta ei ole nagu selles mõttes, ta ei ole võib-olla sihtgrupile isegi tunnetatav, et see on niivõrd väikese mõjuga, et sellised vaated peaksid aitama siis hinnata, et kas see mõju on nüüd oluline, kas me hakkame siis seda nüüd võiks olla oluline ja kas me hakkame siis seda nagu põhjalikumalt hindama ja kui me oleme siis sellised olulised mõjud tuvastanud, et siis me võtamegi nad juba konkreetselt ette või annate siis ülesande konsultandile, kes siis vaatab juba täpsemalt nendele sisse, kirjeldab, mõõdab, võrdleb, järjestab, toob välja leevendusmeetmed, et see on juba siis nagu konkreetsete tehnikate küsimus. On vaja ka tihtilugu sellist loovat lähenemist, et igal projektil või igal planeeringul on omad mingid eripärad ja omad piirkondade eripärad, mida tuleks arvesse võtta. Ja ma ütlen siia vahele lihtsalt seda, et teie omavalitsused korraldajana ei pea suutma seda mõju hindamist reeglina ise läbi viia, aga te peate oskama seda, eks ole, küsida ja muidugi eriti hea oleks, kui oskaks sellele, mis see konsultant kokku on käkkinud, et sellele võiks ka mingi hinnangu osata anda. Ehk et ollagi nagu selles mõttes ikkagi kriitiliselt suhtuda sellesse, et ega konsultant alati ei tea. Samamoodi, nagu sa Olav ütlesid, et mõnikord tuleb läheneda loominguliselt, alati ei olegi head praktikat, välismaa näidet, teaduskirjandust, mida iganes võtta. Ja parim lahendus tegelikult sünnib siis, kui ka korraldaja on ise nagu huvitatud sellest, et mis sinna on kirja saanud. Et ma küll plaanisin seda võib-olla lõpus korra rääkida, aga ma hüppan siin selle mõttega vahele, et eriti kui tegemist on arendajate projektidega, siis kiputakse jätma nii arendaja kui konsultant nagu rahule, ehk et küll nemad teevad, aega on omavalitsuse inimestel sageli vähe ja see tähendabki seda, et see süvenemise tase kipub jääma teinekord ebapiisavaks.
mis tähendabki seda, et ega tegelikult keegi selle konsultandi tööd otseselt võib-olla üle ei kontrolli. Et kas tegelikult on see mõju selline, kas see tundub loogiline, kas ma tegelikult tahan, et meie omavalitsusel selline mõju üldse nagu tekib. Et need on need küsimused, mis see korraldaja roll on tegelikult on ääretult oluline siin. Just, et konkreetselt, eks ju, kui me vaatame nüüd planeeringut, et siis sama, eks ju, kaevanduse puhul, et me siis hindame, vaatame, kaardistame ära need elanikud või need kinnistud, mis võivad olla mõjutatud ja siis ütleme, määrame selle raadiuse, kus see võib olla siis sellist varaväärtust vähendav, kus ta on visuaalselt nähtav või siis ka siis müra mõttes ja nii edasi ja siis läbi selle saab siis nii-öelda kvantifitseerida seda olulist mõju ja siis juba hakata mõtlema, et kas ikkagi selline planeerimislahendus on otstarbekas. Nii, aga jah, mõjuliigid. Konsultandid üldjuhul jah on, need mõjuliigitusi võib-olla erinev, aga see on siis nagu üks vaade, otsene, kaudne ja kaasnev, et kus me siis otsese mõju defineerime läbi selle, et palju siis mingisuguse arenduse või planeeringuga me saame otseselt projektiga seostada tööhõivet, maksutulu nii riigile kui ka omavalitsusele. Lisandväärtus on selline makromajanduslik vaade, mida omavalitsus, eks ju, ei vaata, ta vaatab ikka pigem tööhõivet ka siis võimalik piiritleda siis omavalitsuse siseselt. Eksport on jälle selline makromajanduslik näitaja, aga jah, otseselt on siis otsesed mõjud on need, mis konkreetsest projektist või konkreetse planeeringuga, kui me ütleme, et me soodustame tuuleparkide rajamist, et kui palju siis nende kaudu tõenäoliselt, eks ju, kui nad kunagi tekivad, võiks tekkida töökohti, tulusid, eks ju, nad maksavad tulusid ka läbi oma toodangu kaudu. Need on siis otsesed mõjud. Kaudsed mõjud on nii-öelda teise ringi mõjud ja tekivad läbi selle, et loodavad ärilised tegevused vajavad ka tihtilugu, üldiselt nagu alati vajavad täiendavaid siis teenuseid ja kaupu. Ehk siis nad annavad impulsi ka veel enda ettevõttest väljapoole. Kui teil omavalitsuses on neid ressursse, mida see konkreetne siis esmane tegevus vajab, siis ta saab need koha pealt hankida ja tekitab koha peal veel täiendava ärilise siis aktiivsuse. Töökohtade kasvu, töökohtade tekke ja siis ka omavalitsuse tulusid, täiendavaid tulusid. Ja kaasnev on siis kolmanda ringi mõju, ehk mis siis kaudsese ja kaudse mõju kaudu tekivad läbi täiendavate sissetulekute nii ettevõtetele kui ka eelkõige kodumajapidamistele või siis töötajatele, et nende siis tarbimisvõime kasvab, nad samuti ostavad täiendavaid kaupu, teenuseid, millest osa võib siis jääda ka omavalitsuse territooriumile, et selline nagu kolmeliigine mõjuhinnang, kolmeetapine. Et neid eelkõige tehakse ikkagi tasuvusanalüüside puhul, et sellised planeeringute puhul võib ka neid teha. Mis on keeruline, on siis konkreetse geograafilise piirkonna või omavalitsusega sidumine, et meil on vaba liikumine, seda ei saagi piirata ega ei tohikski piirata.
et välja siis selgitada see, et kui palju see potentsiaalne mõju võiks jääda siis koha peale, mis läbi töökohtade tekib ja mis loob siis omavalitsusele, eks ju. See on peamine tulubaas omavalitsusele on siis need töökohad. Nii, järgmine on siis perioodid. Perioodidest vaatame siis, kui me vaatame sellist investeeringu projekti või taristu projekti, kuhu on vaja raha kulutada, siis vaadatakse mõju läbi siis ka investeeringute, kas see on raha kulutamine, ka seal on majandustegevused seotud, tööhõive seotud, isegi kui see objekti võib-olla peatöövõtja tuleb väljaspoolt, ta vajab kohapealseid teenuseid, majutust, toitlustust, võib-olla mingisuguseid konkreetseid äriteenuseid. Ja siis teine periood on siis nii-öelda see tegevuse periood, kui objekt on valmis, kui teda hakatakse haldama, opereerima, majandama, et siis läbi selle sõltuvalt siis sellest, kui pikk on selle investeeritud või loodud objekti taristu eluiga. Et see on lihtsalt selline vaade, mida tuleb siis arvesse võtta. Ja sihtrühmad samuti defineerida ja nendele siis nende kaudu mõju mõõta, et riik tervikuna vaadatakse siis makromajandus üldiselt, me rääkisime selleks lisandväärtus, eksport, tööhõive ja maksutulud. Ettevõtetele, konkreetsetele ettevõtetele võib siis luua parema planeering, luua parema konkurentsivõime või siis tekitada suurema jätkusuutlikkuse paranemise, avada rohkem võib-olla mingeid ressursse, millega ta saab oma tootmises kasutada. Innovatsiooni loomine, koostöö, konkurents, uued teenused piirkonda läbi mingite, ütleme siis, planeeringu elementide võib ka tekitada täiendavat halduskoormust juurde, kui see puudutab näiteks keskkonna või maakasutuse teemasid, ressursside kättesaadavus, mõtleme siin, eks ju, maapiirkondades maavarad, esmased ressursid, eks ju, põllumajandusmaa, metsamaa ja siis ka varaväärtusele mõju omamine, et kui me siis piirame mingit tegevust või siis soodustame mingit tegevust läbi planeeringut. Ja kodumajapidamised, nendele siis võib luua, eks ju, täiendavaid sissetulekuid läbi töökohtade, tarbevõime ja tarbimisvõime ja maksevõime paranemine, varaväärtuse muutust võib tekitada kodumajapidamistele ja piirkonnas üldisemalt siis luua tekitada paremaid või luua uusi teenuste ja kaupade pakkumist, mis siis muudavad nende elu piirkonnas mugavamaks, paremaks ja siis ütleme siis kogu seda piirkonda elamisväärsemaks, kui sinna tekivad mingisugused toitlustuskohad, majutuskohad ja nii edasi. Ja omavalitsustele eelkõige siis me räägime fiskaalsest mõjust, aga ka muutunud tööülesannetest, halduskoormusest, et kui mingisugune tegevus tekitab omavalitsusele täiendavad, ütleme siis, ülesandeid, kas keskkonna teemade jälgimist või mingite lubade väljastamist, et siis see tekitab, eks ju, täiendavaid kulusid, aga ka tööjõuvajadust, koolitusvajadust. Nii.